Proua Helvi Jürisson, esimesed 12 aastat oma elust elasid esimeses Eesti Vabariigis. Mis kogemus, mis elamus, mis elu? Oma lapsepõlve veetsin ma Kuressaares. Nii et ma esimesed mälestused ongi Kuressaarest, sest isa ja ema kolisid pärast isa ülikooli lõpetamist Kuressaarde ja siis ma olin niisugune aastane. Nii et kõik hakkas sealt peale mul. Ja ma olen muidu üksik laps, teisi lapsi ei tulnudki enam. Ja siiamaani on ikkagi Kuressaare, kui me siin juurtest räägime, siis ega mul muid juuri ei olegi, sellepärast, et ei vanaisa ega maa vanaisa ega maa vanaema kummaltki poolt ei olnud. Minu lapsepõlv ikkagi kuulub paradiisi alla selles mõttes, et üksik laps ja ema-isa said väga hästi läbi, perekond oli väga harmooniline, majanduslikult ilmselt ka korralikul järjel, ka meil oli teenija, et põhiline mängisin üksinda aias, kujutledes omale siis kaaslasi. Aga muidugi iga suvi ilmus meile minu kallis tädipoeg Eno Raud, ka üksik laps. Siin olen ma tädipoeg Enoga ja minu hoiakust võib arvata, et ma päris hästi ei käi veel. Aga ikkagi seisasin püsti. Kaunis hädise näoga. Ja olen siin 11-kuune. Aga Eno on muide sündinud minuga 1 aastal. Aga 7 kuud on meil vahet. Siin oleme Enoga 4-ased. Siin Enoga Kuressaare ladal. Ma olen muuseas väga vingust näoga. Eno ei ole ka eriti rõõmus. Ja ma olin solvunud, et mind pandi väiksema hobuse selga, ma mäletan seda. Ma olin lapsena kohutavalt kade. Tohutu rõõm, kui Eno tuli. Meil oli mõlema riigle hea meel. Et me tegime igasuguseid tükke seal, näiteks korjasime lossi aiast neid tigusid, suuri tigusid, niisugused korvitäie ja tõime aeda. Kusjuures, võib isegi arvata, et salatid ja kõik. Ja teenija tuleb, ütleb, et ei tea, mis on prouad, et tulge vaadake. Kõik peendad tigusid täis ja niisugust asja. Meil oli ikka hästi vahva Enoga. Ja kui isal oli puhkus sügisel, siis me sõitsime Tallinnasse ja ööbisime ja elasime Raudade juures. See on Nõmmel? Nõmmel, jah. Sihi tänaval praegu? Jaa. See oli siis, kui mu tädi oli abielus veel Mart Rauaga. Eno ema oli minu isaõde. Isaõde? Lea Nurkse siis? Lea Nurkse, just, ja kes kirjutas lastele ka hiljem. Ja kes oli üldse väga huvitav, sest ta oli ju, käis draamateatri, proovisid seal näitlemist, siis õppis ta skulptuuri tegema. Siis oli kuulas Elango loenguid pedagoogikast. Ta oli ju kuulus lastepedagoog eelkooliealiste lugema õpetamise osas. Ta on niisuguse paksu raamatu koostanud Laste sõna lugemispaladest. Selle ma lugesin kapsaks ise väike olles. Mina sain tema käest palju niisuguseid vihjeid, kuidas mida lugeda ja mis ta soovitas näiteks elav teadus ilmus filosoofid. Seda me hakkasime Enoga lugema mõlemad. Muide, kõige lõpuks Viiuldaja Valmi abikaasa oli tema hea sõbranna.
ja nemad käisid Leningradis ja õppisid logopeediat. Kogutajatele ei olnud ju abi kuskilt saada, sest logopeedi ei olnud üldse. Ja nad olid esimesed siis ja töötasid hulk aastaid. Siin oli niimoodi, et korraldati lastepidu ja Kuressaare teatrist laenati riided. Ma olen siin 4-aastane ja mind riietati siis poisiks ja sain ka paruka. Ja sain ka auhinna sellele noorele daamile, nagu hästi ei lähe siit kinni, aga ikkagi pandi selga ja tema sai küll ka preemia. Siin on nüüd üks lasteaed, mille sellisena suvelasteaiana käivitas Lea, Eno ema. Siin on nüüd kuningas, on Eno, muidugi oma laps, ja siis on kuninganna ja need on siis mingid nümfid või inglid või kes nad olid, ma ei tea üldse, mis. See oli mitmest muinasjutust kokku pandud, igal juhul mina olen siin äärmine. Olles natukene pettunud, et ma ei ole kuninganna Eno kõrval. Kui te olite Nõmmel raudade juures Sihi tänaval külas, kas siis õnnestus ka Eno nendel kuulsatel mängumaadel seegelda? Kõik need roostevaba mõõga mängumaad seal Männilinnas nii-öelda? Ei, need käisid nagu poistega rohkem. Meil olid mängumaad olid ühtlasi ka nende aia sees olevad päkapikud, keda Eno väitis, et ta on tõesti näinud. Enol olid päkapikud, aga minul olid niisugused kujuteldavad, mittenähtavad vaimud. Aga need me saime niimoodi segada. Laenati üksteisele tegelaskujusid. Just. Yeah. 2 tulevast kirjanikku omavahel jagavad põldu. Ei, meil oli hästi vahva, meie mängud olid niisugused, ega teistega ei saanudki üldse mängida. Vaat siin on üks pilt minu isast, nii nagu ta välja nägi Eesti aja lõpul, kui ta töötas Toompeal majandusministeeriumis, insenerina. Aga see sama isa on siin 7-aastane ja see on mu vanaema ja see on tädi Lea. Nende vahe oli 6 aastat. Oli moes tookord niisugused varjupildid teha ja isal oli töö juures oli käinud, et kas see ja kõik olid lastud teha vahel. Sealt Saaremaa kandi pealt, mida te saite kaasa oma isalt? Isa oli mul maainsener Kuressaares. Ema ja isa muuseas jalutasid tohutult, iga päev nad jalutasid, laps, mina olin kaasas, mina käisin ees, nemad käisid järel. Vahel ma kuulasin, mis nad rääkisid, kui ma aru sain, siis ma käisin nende koos, aga üldiselt käisin ma üksi ees ja mõtlesin oma mõtteid ja vaatasin mingi ratast. Ja siis ühe korraga jalutame meie seal selle Kuressaare lossi valli peal niimoodi ja oli augustiöö, ma mäletan. Ühesõnaga pime oli, aga mitte talvel. Ja seal mere ääres ju on sul see taeva poolkaar kõik niimoodi võtta. Ja isa hakkas mulle siis näitama neid tähtkujusid. Muidugi kõigepealt, kuidas leida seda suurt vankrit ja selle kaudu siis Põhjanaela ja niimoodi. Ja siis ta lõpetas selle jutu veel niisuguse asjaga, mis mind vaevas aastaid, ütles, et ja tead, Helvi, et vaatame, ütleme seda, võtame seda Põhjanaela või võtame sealt kõrvalt mõne. Et praegu me vaatame seda, aga tegelikult on ta juba ammu kustunud ja meieni jõuavad ainult kiired. Ja see hakkas mind vaevama, kuidas see on võimalik.
kiired. Tähendab, kõigepealt tehti mulle selgeks muide päikesesüsteem ja see tehti mulle ükskord hommikul, kui me kõik koos sõime, siis tehti see söögilaua ääres hommikul. Ma mäletan, et vaat just niisugune kann oli päike ja siis edasi pandi siis need Merkur, Veenus, Maa ja siis, no ma ei tea, kõik ei pandud ilmselt, aga no ütleme Merkur, Veenus ja siis Maa. Ja siis tiirleme, eks ole, Maa kõrvale Kuu, soolatoos oli see minu mõte. Ja et seda isa seletas mulle, et päikesesüsteemiks, aga noh, siis hüppasime me kosmosesse, kui me seda taevast veel vaatasime. Ja siin olen mina oma teisel sünnipäeval, on 5. oktoober just olen. Ja see on koer Tuke, kes pidi ära antama maale, sellepärast, et ta jooksis aias ringi ja tallas majaperemehe peenraid. Ja ta anti ära ja see oli üks minu lapsepõlve kaua kestnud õhtuse nutu põhjus. Ja muide, see oli üks niisugune maja, kus oli tuberkuloosihaige, oli enne meid just surnud, kust isa sai tuberkuloosi. Ja mina olin nii kõrges palavikus, et vanematele öeldi, et tõenäoliselt on mul tuberkuloosne meningiit, surevus 100%. Ja siis tehti mulle muide kullasüst, kirjeldamatult valus. No ja siis ma kiljusin, aga ma sain terveks. See oli üks õnnetu jõuluaeg, sest isa oli meil Suurel Maal haige tuberkuloosi sanatooriumis. Olen ma ka 2-aastane. Siin ma olen 3-aastane. Ema ja isaga jalutame. Siin on minu lasteaia esimene päev, lasteaia külastamise esimene päev. Pisikene kohver on mul käe otsas, et võileivad tuli kaasa võtta. Meie viimane elukoht oli see üldse, siin me elasime siis suurema aja, elasime ühe ka väga ruumika ja suurema aja alumisel korrusel, terve korrus oli meil võtta ja mina oma tõukerattaga sinna, 5 vist. Muuseas füüsika mulle hakkas meeldima. Järsku alguses oli nii, et isa käest pidin küsima aga siis ühe korraga tekkis mul niisugune mingi füüsika nägemine, et need valemid, ma kuidagi nägin neid valemeid ise, ühesõnaga muutus mul kergeks see füüsika. Et isa tutvustas teid siis füüsikalise maailma nägemisega? Just, jaa. Et see oli nüüd, ütleme, mis minule kõige rohkem siiamaani on mõjunud. Ma olen ju roninud möödunud talvel, käisin siin observatooriumis vaatamas. Oleksid ääre pealt läinud õppima midagi muud, mitte arstindust, mis see midagi muud oleks? No see oleks olnud füüsika ja sealt oleks siis valinud ma astronoomia. Ma pidin ikka tükk aega mõtlema. Siis oli ainult üks raamat relatiivsusteooriast. No igatahes ma mõtlesin, kui ma sellest aru saan, siis ma lähen füüsikat. Ja ma ei saanud aru. Nii, aga see muidugi võib-olla ei olnudki ainukene, mis mind kallutas. No näiteks arstiteaduskonnas oli ka füüsika ja see oli ainukene eksam, kuhu ma läksin kindlalt 100% 5 saama. Kas see oli röntgen pildiga seoses? Ei olnud. Ei, röntgeniga polnud seal midagi tegemist. Ei, seal oli ikkagi üldine füüsika ja natukene niisuguseid asju, mis tohtritele vaja läheb. No näiteks Bernoulli võrrandid me enne õppinud, see on vedelikude voolamine torudes. No ütleme veresoonkond. Seda ma nautisin, seda füüsikat.
siin on mu ema perekond, vanaisa, vanaema, vanaisa Märt, vanaema Charlotte ja siis minu onud ehk ema vennad Ruudi, Karli, Johannes ja Johannese naine ja siis üks lapselaps ainult oli, see on Elsa ja see käis ka Lenderi koolis pärast. Siin on minu ema noorest peast ja siin ka. Ema oli mul ilus, võiks ütelda. Siin on jälle ema noorest peast. Aga emalt, mis sa oled kaasa saanud? Aga emalt on mul kaasas tulnud lõpmata positiivne maailma suhtumine. Läheme emaga, mõlemad täiskasvanud juba, et Tallinnasse sõitma ja läheme Rahumäe ja on talv, libedavõitu ja ema kukub maha lumme. Haiget ei saa üldse, aga müts veereb, tuulist oli ka ja müts veereb eemale ja see rong tuleb ja me rongist maha. Ja tõin talle selle mütsi ja ema paneb mütsi pähe ja ütleb, et ei tea, milleks see hea on. Vaat emal oli alati see, ei tea, milleks see hea on. Ja siis huumorimeel. Vaat ta ei haletsenud mind kunagi. Ükskord suvel, siis ma olin 90-aastane. Suvel olime Rannamaisas ja isa käis sealt tööl, aga suvitsime siis Pärnus. Ja siis oligi just see periood ja meil oli see, kus me seal elasime, seal oli paekivist aed ja ma siis hakkasin turnima, et kas ma saan selle pika aia kõik niimoodi käidud läbi ja mis üksik laps teeb. ja libisesin ja üks kints oli kõik kraabitud niimoodi. Mitte midagi hullu muidugi. Ma ei olnud nutja. Ma ei tea, aga ma igatahes ema käest sain riielda veel, mitte haletseda. Et kus sa tegid selle omale? Ja nii suured, jumal, must kõik ja kus, ma ei tea, viinaga puhastati ilmselt ja ei tohtinud ma piuksuda ega midagi, mingit haletsust. Isa elas mul 82-aastaseks. Ema 94-seks ja nad elasid tõesti suurepärased klappisid. Nad käisid eluaeg käjalt kinni. Siin olen ma juba koolilaps. Nad Murti ja mul süles, ema ja isaga ja olen momendil 7, nagu ma näen, aga saan varsti kohe 8-seks. Ma hakkasin käima koolis Tallinnas. Mind taheti panna Lenderi kooli, aga selgus, et ma kartsin autosid nii. Läksime üle mingisuguse väljaku ja tulid need niisugused bussid olid minu meelest, need olid hiigla koledate nägudega. Ja ma lasin järsku, vaatasin, et buss tuleb ja lasin isa käest lahti ja panin jooksu. Bussijuht tegi mulle niimoodi veel ja siis ma kuulsin, kui ema ja isa räägivad seda, et kuule tead, et ega ta ikka üksi ei hakka käima seal Lenderis. Kuressaares ei olnud ju üldse teab mis liiklus see võrreldes Tallinnaga. Ja mis kool siis tuli? Tuli Rahumäe kool, kus ma käisin esimeses klassis ainult. Ja siis läksin teise klassi, läksin Lenderisse. Tüdrukute kool muide. Ja siin ma olengi selles samas Rahumäe algkoolis poistega koos. Pärast ma ju üldse poistega koos enam ei olnud. Ja see pilt on selle poolest veel huvitav, et siin on meie lauluõpetaja, kes abiellus Jalmar Mäega, aga see Jalmar Mägi oli Saksa ajal niisugune nalja peaminister, aga see oli hästi sümpaatne. Erika Uulberg, muuseas ta oligi sakslanna ja ta läks Saksamaale.
ja siin ma olen Lenderi koolis ja teises klassis. Nii, ja prantsuse keele õpetajad siis tulid seal Lenderist, tuli kohe hulka mitu? No mitu ja viimane oli Monsieur Chevalier, kes oli niisugune, no ma ei tea, kas ta oli 80, ta võis olla. Ja niisugust töid ei tehtud ega. Lihtsalt lasi lugeda ja ei kuulanud ise üldse. Et see on ime, et ma niigi palju oskan. Klaverimäng? Aga no klaverimäng oli esimesest klassist kuni viimase klassini. Tegelikult ma käisin ju konservatooriumis viimased klassid. Muusikakool ei olnud ja ma õppisin eraõpetajate juures. No kõik me õppisime. Klaver oli mul mingil niisugusel tasemel juba, et ma võisin konservatooriumi minna. Aga mul puudus solfeegio, puudus koos mäng, eks. Aga seal konservatooriumis oli mul Laine Mets, väga hea õpetaja, suurepärane. Ja tema ikkagi arvas, et ma võiksin jätkata. Aga siis tuli saatus vahele sellega, et mul, ma ei tea, mis mul siia küüne alla sattus, kas selle või selle, mäleta. Ja siia tekkis mädanik ja siis tuli see küüs ära ja nii, et tervelt üks pool aastat ei saanud ma mängida. Ei tea, milleks see hea oli? Vaat ei tea, just nimelt. Ja siin on siis viimane Eesti aegne klass, 4. klass, pidu plisseeritud kraed olid meil. Ja mina olen siin patsidega selline. Lapsepõlv sai nagu otsa 4. klassiga. Ma tean seda, et 44. aastal ühtäkki olid sa üksi laeva peal, mis oleks pidanud siirduma. Kus sa tead seda? Raadios kuulsin. Jah. Jah, et olid seal laeva peal üks viimased laevu, mis läks. Jah. Ja tulid sealt laeva pealt maha enne, kui see laev üldse kuhugi hakkas minema. See oli rootslaste viimane laev, mis läks. Vennad Pöölid organiseeris. See on laevavedu? Et sinna laeva peale nüüd saada selle viimase laeva peale veel. Seal oli ju niisugune, maksti, kas siis kui sul mõnele $1 või nendele Pöölidele. Ja me emaga käisime, viisime veel mingi lorupi ja läksingi mina selle Pööli juurde üksinda. Ei, see oli niimoodi, et isa vanaema on rootslane. Rootsi nimi küll Šants oli tal, Rootsi vanaema teda kutsuti. Vaat vahepeal oli selgunud, et üks meie sugulane, isapoolne, et sellel oli Rootsis köievabrik. Veel oli teada ka aadress. Nii et see oli mul ette näidata. Kas sa tõesti olid valmis minema üksi 15-aastasena? Täiesti, absoluutselt olin nõus minema. Täiesti. Kell 12 öösel kogunesime Rootsi kirikusse ja sealt, kui koitma hakkas, läksime sadamasse. Ja sadamas oli siis niimoodi, et ühel pool ääres oli Saksa pisikene sõjalaev ja teisel pool ääres oli nüüd see mootorpurjekas küllaltki suur. Mis pidi teid viima? Mis pidi mind viima ja rootslasi. See vanem Pööl nüüd seda asja organiseeris, hakkas kutsuma nimepidi neid inimesi. Ja lähevad. Mina olen juba ees niimoodi, see suur niisugune köis oli tõkkeks ees, et ei saanud sinna kaile. Ja siis ütleb Pööl niimoodi, et sadama kapten ütles nii, et laev on üle kormatud ja rohkem enam ei saa. Ja ühe korraga see Saksa sõjalaeva peal kogu aeg see kapten vahtis niimoodi kiikriga rahvast. Ühe korraga ta ütleb niimoodi ruuporisse. Lassen Sie sofort meine Braut durch. Mina mõtlesin, et et ta on jälle kurameerinud siis mõnega ja hakkasin siis vaatama, kus see braut siis tuleb, eks ole. Siis vaatan, et ronib sealt alla üks madrus ja köis vedet mööda Saksa laevalt. Tuleb minu juurde,
haarab mu kohver oli seal maas, haarab mu kohvri niimoodi, et homse fraren ja läheme selle pööli juurde ja see kehib ta võlgu ja läheb maha ja ütlesin dankeschön muidugi ja seal kohtasin ma esimene, kes mind vaatas, oli minu pinginaabri isa. Ma ei tea, kas ta kuulis ka seda või ütles, et minge kohe sinna alla kajutisse. Niisugune suur ühine kajut oli. Ja lähen mina sinna alla kajutisse siis oma väikse kohvriga. Ja sattun ühe perekonna juurde, seal ei olnud üldse sugugi täis see. Seal oli küllalt veel kohti. Istusin niimoodi ja eks ma nägin ikka välja ka niisugune, et kes üksi reisi, ma olen natuke noor ja nad siis küsisid, et ma ütlesin 15-aastane, aga ma oleks saanud kohe 16. See oli septembris, eks ole, ja oktoobris mu sünnipäev. Ja ma ütlesin, ütlesin ka, et 16 saan ja et ema ja isa on Haapsalus, et ma ei tea, et kas nad saavad või ei saa, aga igatahes, et mina sain nüüd siia. Ja siis nad ütlesid veel niisuguse asja mulle, et teate, me oleme juba 2 aastat Rootsis. Mu abikaasa oli reeder ja et me saime oma nii-öelda rahad üle kanda Rootsi panka. Praegu me tuleme oma poja matuselt, et poeg langes ja meil ei ole rohkem lapsi. Jääge meie juurde, me anname teile hariduse. Milline saatus, eks? Aga mina ronisin ikka, jätsin oma asjad sinna ja kuulsin seal üleval toimub mingisugune õiendamine ja üks hüüab helvi. Selle pööli juures oli üks tüdruk, keda ma teadsin sellepärast, et ta oli võrgumängija, oli kapten. Ja tema oli hakanud seal nutma, et meine Schwester, et mina tema õde. Selle laevamehele, kaptenile niimoodi. Ja tema siis oli ka, et lassen siin tuli. Tema sai ka laeva peale. Aga enne, kui me alla läksime, tuli 3 lennukit sealt Naissaare poolt. Madal lennul, niimoodi. Sõjalaev hakkas tulistama. See, mis kõrval oli? Seesama väike. Ja hakkas tulistama ja siis pärast ma kuulsin, et das waren unsere Flugzeuge. Vaat mina ei tea, kus need lennukid tulid ja miks nad tulid üldse, ma ei kujuta ette, see oli täiesti nagu mingisugune teemon tegutses minu vastu. Ja siis ma hakkasin mõtlema niimoodi, et see on kõik puulaev, eks ole. Tuleb üks Saksa lennuk, laseb oma parda relvadest auklikuks selle, mina ei julge. Eks mul muidugi oli see ka, et isa ja ema seal Haapsalus. Ja siis ma läksin ja ütlesin, teate, et ma otsustasin ikkagi, et ma lähen oma ema isa. Ja muidugi neil oli nii kahju ja võtsin, haarasin oma kohvri ja sain viimase rongi peale, mis läks Haapsalusse. Nii, rong oli puu püsti täis inimesi, lõpuks hakkas ronima juba katusele. Ja nägin, kuidas Toompeal langeb Saksa lipp ja kerkib Eesti lipp. Nii et seda ma nägin. Ja seal samas seisis üks Saksa ohvitser, võttis kabuurist välja revolvri. Ma ei tea, mis ta arvas. Igatahes pani ta selle uuesti tagasi. Mingit tulistamist ei toimunud. Ja siis ka rong hakkas kohe sõitma ka. Ja rong peatus aeg-ajalt, lennuk jälitas, olid need jõulupuud, nagu nimetati. Need olid kuskil ees ja taga, aga pomme ei visatud ja me jõudsime hommikul jõudsime Haapsalusse
ja nad olid rõõmsalt seal ja ei teinud üldse mitte mingisugust pingutusi, et läheks randa või. No ja siis mul oli veel üks võimalus, nimelt. Muide, Haapsalut pommitati, no ma ei tea, kas visati 5 pommi või. Meie mõtlesime, et see võib kõik hullemaks minna ja mis me siin linnas ja lähme linnast ära. Ja nüüd see härra, kelle juures ma olin, see teine insener, ütles niimoodi, et jah, et temal on üks sugulane, kes elab siit 15 kilomeetrit, et sõidame, tal oli autoga, et sõidame sinna ja see oli tee ääres, see Haapsalu Tallinna maantee ääres, endine kõrts ja olime seal ja järgmine hommik siis hakkasid tulema põgenevad eestlased saksa vormis ja järsku sõidab meie hoovi üks mootorratas külgkorviga, külgkorv tühi. Mees ohvitseri mundris, kusjuures tohutult niisuguse näoga, mis korra näed, ei unusta, nimelt täiesti nagu mingi antiikkangelane, tohutult ilus inimene. Hele blond. Ja Odysseus külgkorviga. Just. Ja järsku vaatab mulle otsa ja ütleb, kes on teie isa? Ja minu isa seisab seal, ütleb, et no mina olen ta isa, milles asi on. Mina viin teie tütre Rootsi. Näete, et mul on tühi siin. Ja isa ütleb, et kuidas te selle paadi võtate? Ütleb, näete, siin on, tal oli revolver siin, sellega. Ütles oma nime, mul on nimi siiamaani meeles. Mis te nimi oli? Ploompuu. Et ma olen viimase kursuse arst ja jälle, et ma hoolitsen igati teie tütre eest ja annab jälle hariduse. Palus kätte sõnaga peaaegu? No ma ei tea. No mis jumal 15 aastat mina. No aga siin olin ikkagi mina täiesti leidsin, et kui ma juba sealt laeva pealt ära tulin, eks ole, et siis minna nüüd riskeerida veel nüüd paadi peale temaga, et kas ta üldse saab. Ja muide, ta sai hiljem, ma uurisin ja sain teada, et ta töötaski arstina, ta lõpetaski ja töötaski Rootsis arstina. Kas see rootslaste laev seal Tallinnas jõudis ka ilusti? Täiesti ilusti kohale, nii et see oli täiesti pöördepunkt. 2 jõudu olid minu kallal, täiesti. Küllalt pea olid Tartus, õppisid arstiks. Tegelikult ma olin, lapsena olin ma väga tihti haige ja mul oli angiin lõputu. Pildid on mul ka niimoodi, et kus on lihavõtted, siis laps on võetud hetkeks üles pidžaamaga ja siis jälle voodisse läid ja ma olin niimoodi, et kui koliti teise korterisse, siis ma vaatasin, et kus kõige parem haige on olla umbes niimoodi. Ja siis doktor Juhkam sugereeris mulle niimoodi, et Helvi õpib arstiks. Helvist saab lastearst. Lastearst must ei saanud. Aga mis arst sai? Sai tuberkuloosiarst ja tuberkuloosiarst sai miks? Sellepärast, et 3. kursusel oli mul endal tuberkuloos. Aga millega siis raviti see tuberkuloosi? No raviti lihtsalt õlumägi, palun. Värske õhk? Jah, mina läksin siis koju, siis oli ju toiduga oli ju küllaltki raskusi pärast sõda, eks ole. 47 ma lõpetasin keskkooli. Lender? Siis Lenderi, jah. Muide isal oli ka tuberkuloos olnud. Ja vanaisa suri tuberkuloosi, nii et meie niisugune dispositsioon oli olemas sinnapoole. Siis ma tegin kevadel paar eksamit, vist 2 eksamit ja 2 eksamit jäid mul sügiseks. Nii et ma lõpetasin ikka selle kursuse. Kuidas oli õppida tol ajal Tartu Ülikoolis? Kõige räigema stalinismi tingimustes? Stalin suri 53, ja. Aga Komsomool möllas, partei möllas, ankeedid, nuhid
jälgijad? Ja nuhid olid meil kursusel, oli teada. Aga üldiselt peab ütlema, et esimesel kursusel sahistati veel jalgu. Vana kodanlik igand. Jah, see oli esimene kursus. Siis mind adopteeris akadeemiline ema Irina Rummel, kes oli meie klubi esinaine, kes organiseeris siis seda kultuuritegevust. Ja meie Enoga, eks ole, oma viiul ja klaver. Eno oli ka õppis, eks, seal Tartus samal ajal? Ja me koos, me läksime koos. Tema ei õppinud arstiks, tema õppis midagi... Tema õppis eesti keelt. Ja, nii et tema kaudu ma ju tundsin ju tervet tema kursust. Tema oli see, kes pidas kahvritega duelle. Jah. Kas professorid olid eestiaegsed kõik veel? Osa oli eestiaegs neist professor Linkberg, kirurg. Kuno Kõrge. Ma ei teagi mingisugust niisugust veneaegset ei olnudki. Ainuke poliit. Kusjuures mina tegin eksamiks Aira Kaalule. Ühesõnaga, Aira Kaalule andsid eksami? Andsin eksami, sain 5 ja mulle meeldis väga see eksam selles mõttes, et see oli filosoofia. Kas sinna Tartu aega jääb teie tutvumine teie esimese abikaasaga? Jah, see jääb mu viimase kursuse talvevaheaja sisse, kui tuli Andrei, minu tuttava Vidrik Kivilova, kes õppis, muusikateadust lihtsalt õppis, ja Andrei suhtles seal eestlastega. Ja Vidrik kutsus teda kaasa. Neil oli ka vaheaeg, jõuluvaheaeg või mis jõulu siis rääkida, talvevaheaeg lihtsalt. Me käisime kohvikus kogu aeg edasi. Siin me istusime Werneris ja seal siis me istusime ka. Feischner oli siis veel üleval. See oli Tallinnas? Tallinnas, jah. Lennart Meri muuseas, kes tundis Andreid Moskvast. Ja siis ta tuli ja siis nad rääkisid prantsuse keelt. Hiljem kontserdil käisime veel koos kõik ja kõik olid sümfoonilise muusika kuulajad, väga paljud. Ja see oli mingisugune Tšaikovski sümfoonia, milline ma ei mäleta, aga siis Tšaikovski kohta Andrei oli täiesti negatiivne. Ta oli üldse niisugune moodsa muusika pooldaja ja dodekafoonia ja kõik, mis teda huvitas. Ma eriti Prokofjevit armastas. Ühesõnaga, ma saan aru, et seal Tšaikovskit kuulates veel ei olnud tuttavad otseselt? Aga ei, seal vahel oli Tamberg, Eino Pulmad olid seal vahepeal. Just. Ja meid oli pandud kõrvuti istuma. Ja see oligi see koht? Ja see oligi see koht, just. Kusjuures ega minu vene keel ei olnud ju suurem asi üldsegi. Nii et natukene torkasin ma siis prantsuse keelt ja siis niimoodi me seal siis ja otse kohe me hakkasime rääkima ja kõik hakkas vaikselt ära ujuma, kõik kaduma, muu seltskond. Ja siis ta saatis mind koju ja me leppisime kokku, et homme see ja see kell Feischner. See pilt on niisugune pisike ja mina olen kuidagi nagu ära vaevatud, aga see on see sain uue passi, kuna sain uue nime, kuna olin just abiellunud. Aga kuidas Andrei isa sellesse suhtus, et nüüd poeg võtab Eestist ühe helvi? Ei, nemad olid väga positiivsed. Nemad sõitsid niisuguse rongiga, mis kadus teadmatusse. Nimelt, Stalin kutsus pärast sõda neid pagulasi, kes olid välismaale revolutsiooni ajal läinud, kutsus need tagasi ja nende jaoks oli ekstra rong, mis Prantsusmaalt kohe läks.
ja Moskvast tõsteti nad ühte rongi, mis hakkas sõitma Siberi suunas. Ja nende perekond võeti maha seal, kus oli nende üks põhimõis, Mihhail Petrovitš, minu äi, sai öövahiks, aga Andrei ema, Kira Georgievna, sai koolis prantsuse keele õpetajaks. Suhtumine minusse oli hea. Suhtumine minusse oli niimoodi, et Tjotuška, kelle juures me esialgu elasime, et see ütles, et v kачестве kniagini Volkonskõi olen mina täiesti kõlblik. Seda ma mäletan.